Tere hommikust kõigile. Minu nimi on Mihhail Zujev ja täna ma räägin sellest, kuidas võiks ükskõik millist teemat teha atraktiivseks kõigile klassis. Esiteks, miks mõni õpilane ei ole huvitatud meie äärmiselt põnevast teemast? Esiteks, ta ei tea, milleks seda on vaja ja teiseks ta arvab, et seda just tema jaoks ta ei hakka seda kasutama. Sest tema elukogemus on ühes nurgas, aine on teises nurgas. Juhul, kui vaadata, mida õpilane arvab, et oleks tark õppida, siis jälle see ei kattu sellega, kus seda ainet saaks rakendada. Ja õpetaja roll on ühendada neid asju, kus oleks näiteks kas tunni jaoks või terve kursuse jaoks, mis oleks veelgi parem, et näete, ta hõlmab kõiki osi. Isegi seal, kus õpilasel on juba kindel kogemus. Ja juhul, kui kujundada oma kursust, millised teemad sinna panna, siis tuleks alustada just sealt, kus õpilasel on juba mingi elukogemus ja tunneb ära, see oli minul. Järgmine peaks olema see, mis on tema jaoks, tema arvates on kasulik ja nii edasi ja tasapisi minna sinna, kuhu meie tahaksime, et ta jõuaks. Ja ma annan sellise lühikese algoritmi, pärast te saate kätte selle PDF-i. Alguses küsite, et mida ma tahaksin, et see õpilane oskaks, kas peale tundi või peale kursust. See sisu nurksulgudes asendate oma sõnadega ja vajutate Enter. Või mõtlete ise chati asemel. Ühesõnaga, oskused on käes. Nüüd, kuidas me teame, et ta oskab? Kas see, et ta viibis kohal, on piisav tõend, et ta omandas neid asju? Nüüd te saate iga oskuse jaoks mõni tunnuse või siis kuidas saaks seda kontrollida. Kolmas samm. Küsida, et mis olukorras tema reaalselt võiks kasutada seda väljaspool kooli. Näiteks inimesed küsivad, aga kui seda siinust on vaja? Ja õige vastus on see eksamil. Et väljaspool kooli selline olukord ja näete, kui on kogenud õpetaja, siis ta mõtleb oma kogemusest, kui teil on esimene aasta, võite küsida chati käest, mõned variandid ta ikka pakub. Neljas samm on küsida, mida ta juba oskab, sest võib juhtuda, et mõni ei oska mitte midagi, mõni on juba kogenud. Ja siis jälle tekib selline redel, et iga järgmine oskus oleks seotud eelmisega, nagu arvutimängudes. Mitte kunagi ei ole nii, et kui sa läbid esimese taseme, siis kohe tekib see viimane boss. Kas toide läks ära juba? Iga järgmine samm, iga järgmine oskus peab olema mõne võrra keerulisem kui eelmine. Et kui on väga suur hüppe, siis inimene loobub. Mitte ainult mängudes, vaid ka õpingutes. Ja siis teil tekib selline redel. Ja teie suudate panna seda ülesannetesse. 6. samm on lisada konteksti. Et nüüd see
põhiasi on olemas, nüüd tuleb panna laiemat konteksti. Miks inimesed seda õpivad? Kuidas inimesed on jõudnud selle teadmiseni näiteks? Ehk siis, kuidas oli avastatud või leiutatud, see on ka äärmiselt põnev asi. Ja 7. samm, nagu te näete, ei näe, jah? Siis pange prillid ette. Koostada lugu, mis koostab 4 osast, näete, põhjus, põhitegelane, vastane ja võidutingimused. Ehk see ei ole lõplik nimekiri, et te saate siit võtta või, näete, siin ta jätkub. Valite ühe jupi, panete siia, jälle näiteks ühe siia, 3., 4. ja nagu kaleidoskoopis te saate genereerida erinevaid stsenaariumeid, et iga taustaga inimene, õpilane, tunneks huvi teie tunni vastu. Ma olen siin lihtsalt, et ma vajutan. Ja. Ja siis 8. samm on just tekitada Moodle'i ülesande, et õpilane siis näeks seda. Teie ei pea sellest sisust aru saama. Piisab, kui te mõistate neid sõnu. Ja siis salvestate, avate Moodle'i ülesande, panete sinna, upload ja jälle enter. Ja siis õpilane näeb juba seda ilusat ülesannet. Jälle ei näe, jah? Ja iga ülesande jaoks te teete seda algoritmi ja siis tekib mingi, Moodle'is seda nimetatakse activity, jah, mingi üks ülesanne. Kui ma ütlen ülesanne, ma mõtlen, et see on üks link Moodle'is. Ja nüüd, see on terve tunni stsenaarium. Kõik alustavad näiteks mõistatusest, mis on väga lühikene, ette 5 minutit. Raskusaste on siin. Mõistatus peaks olema selline, mida läbib enamus. Juhul, kui inimene ei saanud sellega hakkama, siis ta teeb seiklust, mis on natuke pikem ja mis on lihtsam kui see mõistatus. Ja nüüd ta teeb projekti, mis on nagu retsept samhaaval, mis on natuke raskem. Ja siis teeb jälle mälumängu, see ei ole nagu test, see on hirmus sõna, mälumäng, mis teile annab infot, kes on kui kaugele jõudnud. Aga jälle mälumängu raskusaste on palju kõrgem. Enamus läheb rühmatöö peale. Punane nool näitab, et ta ei saanud hakkama. Sinine nool näitab, et ta saab hakkama. Must nool näitab, et kõik lähevad sinna. Ja kes on rühmatööga hakkama saanud, siis ta võtab veelgi raskema katse jälle Moodle'is. Kui on õppevahendid ja katsevahendid, siis ta võib teha sellega. Kui ei ole, ta teeb ainult simulatsiooniga. 15 minutit ja siis kõik jõuavad viimase mälumänguni ja siis teie näete, kuivõrd tõhus oli üks või teine meetod. Moodle'is on väga rikkalik statistika, kes kui kaua mida vajutas, seda saab Pythoniga töödelda ja teie teate, millist sammu selles ühes ülesandes, näiteks siin, tuleb muuta, modifitseerida. Näiteks liiga palju inimesi on vastanud valesti väga lihtsale küsimusele. Miks? Järelikult enne seda on vaja panna veel mingid seletavad materjali, mingid koomiksid, mingid diagrammi, vastavalt sellele, kes olid need inimesed, kes vastasid valesti. Ja siis jälle uus voor, uus statistika hulk ja siis te mõtlete, okei, nüüd ma sain seda korda,
aga nüüd äkki nad komistavad teise koha peal. Jälle ümber teha. Ja siis see lõpmatu evolutsioonitsükkel. Ja teie jaoks on huvitav ja õpilaste jaoks on huvitav. On ju tore. Ja need olulised punktid on vajalikud selleks, et see kursus oleks edukas, et praktika peab olema enne teooriat, mis mitte vastupidi. Väga hea, kui on käeline tegevus peale nuppude vajutamist. Rühmas peaksid olema sama tasemega õpilased. Kui on erinev tase, siis edu saavutamise tõenäosus langeb alla 50%. See on funktsioon, mis säästab silmi. Et on tähtis, et oleks automaatne tagasiside ja et oleks kohene, et ei peaks ootama tund või nädal. Ja siis peavad tekkima küsimused. Et juhul, kui õpilased ütlevad, küsimus ei olnud, kõik oli arusaadav. See on esimene märk, et on vaja kõik ümber teha. Ja Moodle'is on võimalik panna erinevad simulatsioonid, kus on küsimuse sisu. Seal on üks aken kood ja sinna saate kleepida neid asju. Ehk siis seda kopeerite chatile, nurksulgudes panete oma sõnu ja siis ta annab teile väga ilusa koodi. Teie ei pea sellest aru saama. Lihtsalt võtate, toote sinna, salvestada HTML-i kujul ja siis enter. Brauseris teete lahti, kontrollite, kas kõik toimib. Jälle see ei tule esimese korraga, vaid mingi paar tundi tuleb nokitseda. Aga hiljem te saate sellist naudingut, et isegi poole palga eest saab töötada. Ja saab luua keskkonda. See on ka oluline. Et näiteks, mina kasutan kostüüme, et ma avastasin, et see tekitab põlevust ja isegi algklassid tunnevad huvi keemia ja füüsika vastu. Nii et siin on lõpmatu võimaluste arv, mida saaks modifitseerida ja katsetada. Nii et suur tänu tähelepanu eest, kui on küsimusi, palun. Miks sa täna meile kostüümi selga ei pane? Sa oleks võinud tulla täna ka kostüümiga. Tegelikult see ongi kostüüm. Suurepärane. Nii et võtame õppust. Kas küsimusi? Elevus on. Inimesed juba hakkasid sügelema, et tahaks minna proovima, eks ju.